Tere päevast, austatud vallavanem, head lapsevanemad, sõbrad ja tuttavad. Algamas on Tabasalu ühisgümnaasiumi lõpuaktus. Eelinfoks seda, et pärast aktust toimub lõpetajate õnnitlemine aatriumis, pärast mida nad tulevad pildistamisele koolisaali ja et fotograafid panevad spetsiaalse valgustuse üles, siis ma palun teil neid grupipilte samal ajal mitte pildistada. Ja pärast seda lähevad lõpetajad ja õpetajad väikesele vastuvõtule teise korrusele algklasside majja. Ma palun kõigil tõusta lõpetajate ja õpetajate sisenemiseks saali. Sõna on kooli direktor Karolin Kadajal. Lugupeetud lõpetajad, head õpetajad, lapsevanemad ja külalised. Täna 19. juulil lõpetab Tabasalu ühisgümnaasiumi 25 õpilast, 16 matemaatika inglise ja 9 sisekaitse õppesuuna.
Need on tegusad, aktiivse elustiiliga noored inimesed, kellel läheb korda see meeletu infotulvaga maailm. Meil on täna väga suur rõõm välja anda ka 2 hõbemedalit meie kõige tublimatele. Artur Kamberg ja Hendrik Sellik. Mitmed tänastest lõpetajatest on toonud koolile au ja kuulsust nii aineolümpiaadidelt kui spordivõistlustelt. Meie parimad on Priit Veges, maakondliku ajaloo-olümpiaadi esimene koht, Ruudi Pall, maakondliku olümpiaadi ajaloo-olümpiaadi teine koht, Hendrik Sellik, maakondliku matemaatikaolümpiaadi esimene koht, maakondlike koolide vaheliste korvpallivõistluste teine koht, Eesti meistrivõistluste 3. koht korvpallis. Edvin Kalda, maakondliku vene keele olümpiaadi teine koht. Sven Kielberg, maakondlike koolide vaheliste korvpallivõistluste teine koht ja Eesti meistrivõistluste 3. koht korvpallis. Kevin Laande, maakondlike koolide vaheliste korvpallivõistluste teine koht. Ja Kaarel Hussar, Eesti juunioride hõbemedal poolmaratonis ja Eesti meistrivõistluste teatejooksu hõbemedal. Nagu me kõik teame, tänased lõpetajad alustasid oma gümnaasiumiõpinguid muutuste tuules 3 aastat tagasi. Just need noored on kõige esimene lend, kes lõpetavad uue riikliku õppekava alusel ja kelle gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks on 3 kohustusliku riigieksami, eesti keele, matemaatika ja võõrkeele eksami edukas sooritamine. Alles eile saime kooli viimased eksami tulemused. Selle lennu parim eksami tulemus, 97 punkti, sai Karol Säär eesti keeles. Ja 3 eksami parim keskmine tulemus, 91 punkti 100, kuulub Hendrik Sellikule. Nagu me kõik teame, pidid gümnaasiumi lõpetajad sooritama õpilasuurimuse või mõne praktilise töö. Ma toon mõned näited, mille kallal meie noored töötasid. See oli päris lai teemavalik. Näiteks e-ained maiustustes, mikrolained olmekiirguses. Praktiliste töödena valmisid näiteks lühifilm Mine metsa, väga uhke klaasskulptuur Klaasmäe mõistatus, aga näiteks ka Artur Kambergi käsikirjaline luulekogu Positiivik. Tänased lõpetajad, nagu öeldud, õppisid matemaatika inglise või sisekaitse õppesuunas. Matemaatika inglise õppesuunas saadi süvaõpet mitmetes valikkursustes, planimeetrias, stereomeetrias, inglise keeles ja majandusõppes. Kõik selle haru noored on lõpetanud laia matemaatikakursuse. Juba 4. aasta on koolil väga hea koostöö Sisekaitseakadeemiaga
kelle kureerimisel toimub õpilaste seas populaarne sisekaitsesuund. Tänaseks on need noored omandanud piirivalve, politsei ja päästekursuse. Õppekäikudel on nad käinud Siseministeeriumis, Politsei- ja Piirivalveametis, Muraste politsei- ja piirivalve kolledžis, Lilleküla komandos ja ka häirekeskuses. Me teame, et õpilaste seas olid väga oodatud iga-aastased laagrid. Sellel aastal toimus laager näiteks Päästekolledži päästekoolis Väike-Maarjas, kus tutvuti erakorralise meditsiiniga, suitsusse sukeldumisega, pinnalt pääste ja kõige muu vajalikuga. 12. klassis õpivad kooli õpilasesinduse aktiivsed liikmed Alice Varbula, Melissa Kapp, Brigitta Arslamov ja Kelly Rosenberg ning loomulikult õpilasesinduse president Helis Sepp. Suur tänu teile koolielu eestvedamise eest. Aitäh! Just nende noorte eestvedamisel on aastaid korraldatud konkurssi Miss Tabasalu, karnevale ja diskosid ka näiteks algklasside õpilastele. Ja heategevuslikelt laatadelt kogunenud raha on näiteks annetatud loomade varjupaigale, aga ka Vääna hooldekodu noortele. On väga oluline tunnustada ja tänada ka täna neid noori juhendanud klassijuhatajaid varasematel aastatel. Ja need õpetajad on olnud Ülle Urb, Reet Kallismaa, Katri Liivak, Mari Tarning. Iga lapse taga on kodu ja igal lapsel on kodus lähedased, on ema, kes ikka hoolitseb ja toetab ja aitab ja utsitab tagant, kui vaja. Koolis on sellele klassile teiseks emaks olnud väsimatu ja nooruslik klassijuhataja Valve Meesak. Just see inimene jagas nende noortega nii rõõmu kui murehetki, toetas ja abistas kõiki oma silmaterasid, nii neid, kes täna siin meie ees, aga ka 4 Jufu programmi kaudu meile õppima tulnud 4 välisõpilast, keda täna siin ei ole. 10. klassis oli 9 aastaks õpilane Birgit Austriast. 11. klassis liitus klassiga Theresa ja Regina Monika Saksamaalt. Ning meie koolipere kõigi südamed võitis särasilmne mehhiklane Louis Gerardo, kes õppis aastaga vabalt rääkima eesti keeles. Ta oli väga tore kaaslane. Head noored, ma näen, et teiega vastuvõtuvestlust pidades 9. klassi lõpul ja gümnaasiumi õpilaseks kandideerides ma vestlesin kõigi teiega ja nüüd näen, et igaühel teist on välja kujunenud oma nägu, oma tegu ja võib-olla kõige paremini iseloomustate te üksteist ja te olete lausunud nii. Mõni on nii muhe mees, et õpetajad ei suuda temaga isegi pahandada. Mõni on kontrollimatu energiapomm. Mõnel on asjadest oma nägemus ja iga asja kohta oma arvamus. Mõni on eriti väärtuslik inimene vene keeletunnis, sest 10 kaaslased võlgnevad oma hinded just talle. Mõni aga aitab ainult siis, kui väga ilusti küsid. Ja mõni on lihtsalt väga ilus.
Head lõpetajad, ärge unustage edaspidi, et kõigil ja kõigel on elus oma inimlik mõõde. Nähke enda kõrval teist inimest, püüdke aidata teda tema muredes, sest mitte see pole rikas, kes palju omab, vaid see hoopis, kes palju annab. Ärge kuhjake enda ümber palju asju, mõttetuid ja säravalt kalleid. Tundke rõõmu, sest ühel päeval vaatate te tagasi ja mõtlete, mis on olnud elus oluline. Ja usun, et elus on olnud oma koht omal koolil, oma sõpradel ja nendel ühiselt veedetud hetkedel. Palju õnne teile, head noored, tänasel päeval. Lugupeetud lapsevanemad, head saalis viibijad, mul on kooli nimel hea meel teid tänada meeldiva koostöö eest ja õnnitleda teid sel tähtsal päeval, kui teie laps ühe olulise haridusetapi elus lõpetab. Aitäh teile! Tänan kuulamast ja annan sõnajärje üle. Sõna on õppejuht Tiina Männil. Loen ette direktori käskkirja 18. juunist 2014. aastast. Võttes aluseks Tabasalu Ühisgümnaasiumi õppenõukogu otsuse number 8 17. juunist 2014, annan gümnaasiumi lõputunnistuse ja arvan õpilaste nimekirjast välja järgmised 12. klassi õpilased ning tunnistan kehtetuks õpilaspiletid. Brigitta Arslamov, sisekaitse õppesuund, aktiivne õpilasesinduse liige. Marianne Helm, sisekaitse õppesuund, kirjutas uurimistöö tänapäeval väga aktuaalsel teemal. Karel Hussar, matemaatika inglise õppesuund, Eesti juunioride hõbemedal poolmaratonis ja hõbe täiskasvanute teatejooksus. Gert Hütsi, matemaatika inglise õppesuund, uuris oma uurimistöös Tabasalu noorte teadlikkust noortekirjandusest. Edwin Kalda, sisekaitse õppesuund, ainealane kiituskiri vene keeles, maakondliku vene keele olümpiaadi 2. koht.
Artur Kamberg, matemaatika inglise õppesuund, tunnustatakse hõbemedaliga. Melissa Kapp, sisekaitse õppesuund, aktiivne õpilasesinduse liige ja sisekaitse õppesuuna propageerija Harjumaa koolides. Margo Kaunissaar, matemaatika inglise õppesuund, saviskulptuuri teadmised muudavad elu paremaks autor. Sven Kiilberg, sisekaitse õppesuund, Eesti meistrivõistluste 3. koht korvpallis. Rebecca Kübard, sisekaitse õppesuund, kirjutas uurimistöö teemal laste hoolekande korraldus Eestis. Kevin Laande, matemaatika inglise õppesuund, maakondlike koolide vaheliste korvpallivõistluste 2. koht. Ruudi Pall, matemaatika inglise õppesuund, maakondliku ajaloo olümpiaadi 2. koht. Mihkel Roots, matemaatika inglise õppesuund, tubli ürituste organisaator koolis. Kelly Rosenberg, matemaatika inglise õppesuund, aktiivne õpilasesinduse liige. Ester Sall. Hendrik Sellik, matemaatika inglise õppesuund, tunnustatakse hõbemedaliga, kiituskirjaga väga heade tulemuste eest matemaatikas, maakondliku matemaatika-olümpiaadi võitja ja tubli korvpallur.
Reigo Sellik, matemaatika-inglise õppesuund, tubli bioloog, kes uuris oma uurimistöös apoptoosi protsessi. Helis Sepp, matemaatika-inglise õppesuund, kooli õpilasesinduse president ja tema töö leidis äramärkimist rahvusvahelisel kunstikonkursil Venemaal. Karol Säär, matemaatika-inglise õppesuund, lennu parim eksami tulemus 97 punkti eesti keeles. Mark Tamman, Michael Patrick Tiidelepp, sisekaitse aktiivne õppesuuna tutvustaja. Aleksander Treier, matemaatika-inglise õppesuund, tõsine intelligentne noormees. Rebecca Vainov, sisekaitse õppesuund, Eesti Skautide Ühingu aktiivne liige. Alice Varbula, matemaatika-inglise õppesuund, aktiivne õpilasesinduse liige. Priit Veges, matemaatika-inglise õppesuund, ainalane kiituskiri ajaloos, maakondliku ajaloo olümpiaadi võitja. Ja 12. klassi juhataja Valve Meesak. 12.
ja annan siinkohal veel kord sõna koolidirektorile. Tabasalu ühisgümnaasium soovib esile tuua, tänada ja tunnustada ka mõnd lapsevanemat koolile osutatud abi, toetuse ja meeldiva koostöö eest. Hedi Säär. Ja palun Sille Roots. Sõna on vallavanem Kaupo Rätsepal. Austatud lõpetajad, koolipere, vanemad, külalised. Täna on päev, mida meie päevakangelased on väga oodanud. Kõik see suur pingutus, mida te head lõpetajad olete möödunud eksamikuudel teinud, saab täna gümnaasiumi lõputunnistuse üleandmisega vääriliselt tasutud. Mul on hea meel, et olete gümnaasiumi lõpetamas just koduses Tabasalu ühisgümnaasiumis. See on kool, kus saadud haridus on tugev ja aitab teil läbi lüüa ka kodust kaugemal. Suur tänu selle eest teie headele õpetajatele. Nüüd, kui üks etapp teie elus on mööda saamas ning te olete uute väljakutsete lävel, soovin teile head koolilõpetajad. Eelkõige seda, et teil jaguks hindu ja tahtmist ka edasi õppida. Ja ma ei pea silmas vaid akadeemilist haridust, vaid soovin, et teil jaguks hindu ka elult õppida. Et te võtaksite iga uut kogemust uue õppetunnina, mille läbi kasvada ja areneda. Soovin, et teil jaguks julgust ja usku iseendasse, et jälgida oma südamesoove ning kõndida mööda sellist elurada, nagu just teile endile meeldib. Sealjuures arvestades enda lähedastega ning kaaslastega. Sama palju, kui soovin, et teil jaguks tahtejõudu liikuda iseenda seatud eesmärkide täitmise suunas, soovin, et teil jaguks sellel teekonnal ka kannatlikkust ja tahet koostööks inimestega, kellega oma unistuste täideviimisel kokku puutute. Üksi võime me suuta palju, kuid koos tegemise ning üksteise aitamise vägi on lõputu jõuga. Ja koos tegemise ja toimetamise oskust on teie armas Tabasalu ühisgümnaasium teile kindlasti õpetanud. Lõpetuseks soovin teile, head lõpetajad, et te kõigist oma tegemistest oskaksite rõõmu tunda, nii suurtest kui ka väikestest õnnestumistest, ning ka sellest, kui alati kõik ei lähe kohe nii, nagu te olete mõelnud. Sageli on nii, et kui esialgsed plaanid ei täitu, siis vaid selleks, et saaks juhtuda midagi veel suuremat ja paremat. Usaldage elu ja enda sisetunnet ning nautige rõõmsal meelel kõike seda, mida elu teile pakub. Head lõpetajad, Harku valla nimel soovin teile ja teie lähedastele tänase pidupäeva puhul palju õnne, toredat lõpupidu. Aitäh teile! Sõna on Sisekaitseakadeemia nõunik Priit Männikul. Edu teile, vilistased!
sest nagu me kuulsime käskkirjast, olete te juba kooli nimekirjast välja lülitatud, et peenemalt ütelda, mitte välja visatud. Nautige tänast päeva, lugupeetud külalised ka, ma tänan teid ka, et te kõik siin kuulate seda tarka juttu. Tähendab, nautige tänast päeva, sest mina oma pika elukogemusega võin öelda, et mitte kunagi enam oma elus ei saa te sellist tunnistust, mis tunnistab, et te teate kõigest kõike. Sest ükskõik, mida te elus kunagi kuskil veel õpite, te saate tunnistuse mingis konkreetses erialas. Siin te teate matemaatikast ja füüsikast ja kehalisest ja keemiast ja sisekaitsest ja jumal teab veel millest kõigest ja selle kohta on teil ka tunnistus olemas. Nii et nautige seda tänast päeva. Ega seda pikalt ei ole, sellepärast, et kohe te hakkate kirjutama oma sisseastumise avaldusi kas siia või teise või kolmandasse kooli ja mine tea, võib-olla mõni ka sisejulgeoleku või Sisekaitseakadeemiasse. Nii, ja kui te ei taha seda esimesel ringil teha, siis Sisekaitseakadeemia pakub elukestvat õpet, nii et eks te siis saate targemaks lihtsalt natukene hiljem. Nii, ja ma tahan öelda, et ka Valdon peaks täna päris õnnelik olema, sest lisaks kõigele muule on teie hulgas 9 inimest, kes on saanud täiendava koolituse sisejulgeoleku vallas, politseis, piirivalves ja päästes. Ja ma arvan, et see 9. panus on ka vallale täiesti märkimisväärne, sest vald on olnud mõistav meie sisejulgeoleku õppe vastu ja ka oma õlga koos direktoriga selle asja sisse pannud, sest ega see õpe ei ole kerge. Mul on täna lausa raske teist paljusid sisejulgeoleku lõpetajad ära tunda, sest te olete nii issandast ilusad kõik siin. Sest ma tavapäraselt, kui ma teid näen, siis te olete laagris ja robased ja mitte niimoodi kauniks tehtud. Ja toon tervitused teile ka meie rektori poolt, kes kahjuks nii nagu ikka siin maailmas juhtub, kõik lõpetavad enam-vähem ühel ajal ja sellepärast rektor suhtub väga hästi Tabasalu kooli, aga igale poole lihtsalt ei jõua, nüüd midagi pole teha. Nüüd hakkab, et jutt väga pikaks ei läheks, ma võiksin teiega veel pikalt rääkida, sest see on päris ilus asi niisuguse päeva puhul rääkida, aga teil on omad üritused ka ja nagu vallavanem ütles, et lõpuks on lõpupidu ka ja kui ma selle veel täis räägin, siis on päris hull. Nii et mul on siin kaasas nüüd tunnistused sisekaitselise eelkoolituse, politsei ja piirivalve pääste erialadel 3-aastase täismahus kursuse läbimise kohta. Ja kui keegi teist tuleb akadeemiasse, siis märkige ära, et te olete läbinud selle kursuse ja teil on niisugune tunnistus olemas ja siis on teie sisseastumine meile ka tüki kergem. Aga et jutt pikaks ei läheks, Brigitta Arslamo. Marianne Helm. Edvin Kalda. Melissa Kapp. Melissa, vabandust. Rektor on Sven Kiilberg. Rebecca Kübard. Mark Tamman. Mikael Patrick Tiidele. Rebecca Vainov.
nautige elu. Sõna on klassijuhataja Valve Meesakul. Lugupeetud vallavanem, õpetajad, lapsevanemad, külalised. Armsad lõpetajad, mul on siiralt hea meel, et te kõik täna siin meie ees istute. Tabasalu ühisgümnaasiumi värsked lõpetajad, rõõmsad ja rahulolevad, kui teile silma vaadata, siis pisut mõtlikud ja veidi nukravõitugi. Tänane päev on teie päev, ühe eluperioodi lõpp ja teise algus. Meie kooli motoks on: ajad muutuvad ja meie koos nendega. Nii see on. Meenutage oma esimest koolipäeva ja vaadake ennast nüüd. Te pole mitte ainult suuremaks sirgunud ja targemaks saanud, vaid kõik teie ümber on väga palju ja kiiresti muutunud. Te olete igaüks vorminud meie kooli nägu ja kool on teie nägu. Olete kujundanud oma lehekülje selle kooli ajalooraamatus. Teadke, et kui te lahkute, jääte ikkagi kuhugi siia alatiseks alles, jääte meie mõtetesse, meie mälestustesse. 12 aasta jooksul olete palju kordi avanud ja sulgenud raamatuid, saanud selgeks lugemise, kirjatähed, tuupinud matemaatikat ja keeli. Ja mis kõige tähtsam, te õppisite õppima ja seda läheb teil vaja terve elu. Lisaks raamatutarkustele omandasite siin ka palju sellist, mida hiljem elus vajate. Parimaks kooliks jääb aga elu ise. Tarkus on rikkus, mida kannate alati endaga kaasas. Jätkugu teil tarkust täita oma unistused, leida üles oma ideaalid ja oma tee, mida mööda kindla sihiga sammuda. Eluga edasi minnes pidagem meeles, et uusi teid pole vaja mitte ainult otsida, neid tuleb ka ise rajada. Aitäh teile, õpetajad! Tänan teid siiralt minu klassiga nähtud vaeva eest. Iga lend toob erinevaid situatsioone ning õpetab meilegi midagi uut. Ma olen rõõmus ja tänulik, et olen koos teiega jõudnud tänase lõpuaktuseni. Soovin teile päikselist suve ja optimismi edaspidiseks. Aitäh, lapsevanemad! Olete üles kasvatanud toredad noored inimesed. Soovin teile jõudu, jaksu ja kindlameelsust ka edaspidiseks. Hoian teie lastele pöialt, et neil kõik hästi läheks. Aidake edaspidigi oma last õige suuna leidmisel. Toetage neid hea sõnaga, tunnustage kordaminekute eest. Siis leiavad nad alati tee koju tagasi. Kodu ja vanemad on ju lapsele asendamatud. Laulusõnadki ütlevad, et iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti koju tahab tagasi, ta tahab oma koju tagasi. Aitäh! Aitäh! Esinevad Madli Ainsalu ja õpetaja Marju Metsalu. Mul on väga hea meel täna olla siin lõpuaktusel ja eriti sellepärast, et ka minul on olnud võimalus õppida 3 aastat siin Tabasalu koolis koos tänaste õpetajatega. Ja omalt poolt ma õnnitleksin teid kõiki ja kingiksin ühe Tõnis Mägi laulu Aeg on lahkuda. Kõik on uus, kuid siiski vanamoodi. Langeb täht, kui peatub viir. Vanad sõbrad tervitavad sama
kõik on uus ja tundmatu. Hinge roostes kriigiga ja põhe käes on lahkumise tund. Aeg on lahkuda, kõik uksed avada, tuulutada oma ruumid ehk ajaratta mõned tuurid, siis meelde jäävad jäädavalt. Kõik on uus, kuid siiski vanamoodi. Sajand uus, kuid see ei loe. Vanad lõhnad, armsad ikka omamoodi, su sülle vahel peitub poel. Aeg on lahkuda, aeg on kohtuda. Aeg on loobuda, aeg on joobuda. Aeg on rääkida, aeg on vaikida. Aeg on lahkuda, et saaks kord jälle kohtuda. Aitäh ja palju õnne! Sõna on lapsevanem Kersti Männikul. Tervitus lapsevanemad, lõpetajad, külalised, omavalitsus. See eelnev tõi mulle pisara silmi, ma natuke vabandan, ma püüin neid ära, aga alles see oli, kui me siin kõik kohtusime 3 aastat tagasi ja tegemist oli siis põhikooli lõpetamisega ja te seisite valikute ees, kas jääda siia kooli või minna edasi mujale või sootuks lõpetada kooli elamused. Paljud teist valisid teise kooli, kuid pöördusid tagasi. Paljud jäid siia, paljud jäid oma valikutele kindlaks uue kooli osas. Kuid see koolipere olete täna teie ja see kool on olnud omamoodi kodu teile kõigile ja kallid õpetajad on just ka asendusemad ja klassivennad ja õed, asendusõed ja vennad. Ja tõesti, see koolimaja tunneb võib-olla teid isegi paremini, kui meie vanemad teid tunneme. Et nii kaua, kui laps areneb ja on rahul, oleme me ju kõik vanemad rahul ja niipea, kui tekivad probleemid, on ikka kõik teised enne süüdi, kui seda meie oleme. Aga mis saab olla parim kingitus lapsevanemale ja riigile kui terve ja haritud laps? Nii et kallid õpetajad, me tänaksime teid selle raske töö ja kannatlikkuse eest, mida nii väärtusetult või väärikalt ei tasustata, kuid millise tulemuse üle uhkust võib tunda. Vaadake noori enda ees. Kindlasti toob tänane päev pisarad silmi nii neile, teile kui ka meile. Kallid noored, mis saab teist edasi? Nüüd on valikud teie ja teie otsused teie enda vastutada. Valikuid on palju ja raske on leida see õige, kuid kõik tuleb läbi tunnetuse, nii nagu ka kaaslane, kellega oma elu jagada soovite. Olge julged ja valmis igaks olukorraks elus, ärge murduge ja alla andke, sest iga lõpp võib olla millegi uue algus, nagu seda oli ka meie Eurovisiooni laulus.
meie lapsevanemad omalt poolt oleme teile alati toeks ja olemas nii heas kui halvas ning soovime ikka vaid head. Kummardame õpetajate eest, aplodeerigem, nemad on aidanud kaasa teie eluhoone vundamendi rajamisel, millise seinad ja sisu jääb juba aga disainida ja valida teil ise. Vundament on aga teadagi kõige olulisem hoone osa, sest sellest sõltub kogu hoone edaspidine eluiga ja püsimine. Ja lõpetuseks ütlen kõigile, tee seda, millesse usud ja usu sellesse, mida teed. Ülejäänud on vaid aja ja jõu raiskamine. Palju õnne teile! Sõna saavad lõpetajad Alice Varbula ja Hendrik Sellik. on veebruar on erinev päev. Kas teate miks? Küsis meie endine matemaatikaõpetaja Lembit Pallas tolleaegsetelt abiturientidelt. See on liigaasta, vastasid õpilased. Ei, vastas Pallas. Täna on eriline päev, sest kohal on kõik 12. klassi õpilased. See on veel haruldasem. Kallid klassikaaslased, õpetajad, vanemad ja külalised. Tänane päev, 19. juuni, on aga veel erilisem päev, sest täna me lõpetame gümnaasiumi ja saame Tabasalu kooli vilistlasteks. Ja seda juhtub vaid üks kord elus. Ma mäletan veel oma esimesi koolipäevi. Teadsin vaid teed garderoobis klassiukseni. Gümnasistid tundusid nii suured, võrdväärsed õpetajatega, nagu täiskasvanud. Ja õpetajad olid aukartust äratavad. 12 aastat hiljem on koolimaja saanud minu teiseks koduks. Ringi käivad siin allameetrised kooliütsid ja õpetajad on kui semud, kellega on meeldiv argumenteerida. Kuigi me oleme kasvanud pikemaks ja kindlasti saanud targemaks ning teeme täiskasvanutele omasid tegusid, nagu näiteks mõni mees on kasvatanud habeme, teised sõidavad autoga, siis oma sisemuselt oleme ikkagi jäänud lasteks oma vanematele ja ka teile, õpetajad. Aga sellest pole ju midagi halba, sest lapsed on ausad ja avatud südamega ning valmis astuma eluülikooli. On miski, mis ei kasva puu otsas, millest me ei loe koolis ja mida ei saa raha eest osta. See on kunst näha elu läbi oma südame. Meil kõigil on midagi väärtuslikku, mida siit koolimajast kaasa võtta. Eelkõige ka tarkust ja häid mälestusi. Eriti eredalt jäävad meelde meie klassijuhataja emalik hoolivus. Direktori alati naeratav suu. Õpetaja Leemeti tulipunased juuksed ja õpetaja Raudsepa PowerPointi esitlused ja tema kaugijuhitav hiir, mis enamus ajast streigib. Ei saa mainimata jätta ka õpetaja Laitsaare teksariliikonda ja õpetaja Alta keerukaid ja mahukaid kontrolltöid. Meie lennust tuleb kindlasti edukaid inimesi, sest meil on juba praegu palju talente. Tantsijad, sportlased, andekas kõnemees ja ühest noormehest saab tulevikus Eesti president. Benjamin Franklin on öelnud, et lihtne on näha, aga raske on ette näha. Selleks me ei teagi, mis meid ees ootab. Kuid parim viis tulevikku ennustada on seda ise luues. Ükskõik, kelleks me saame ja kui edukas on tulevik, võlgneme me ikkagi oma saavutuste eest tänu eelkõige meie headele õpetajatele ja vanematele. Aitäh! Suur aitäh teile! Te suutsite meid kasvatada, õpetada, suunata ja meie vingerpussi ära kannatada. Loodame, et püsime õpetajate heades mälestustes vähemalt sama kaua, kui see plekk, mille Mihkel keemilise katse tulemusel keemiaklassi lakke jättis. Meie eriline tänu kuulub kõikidele meie klassi juhatajatele,
Reet Kallismaale Mari Tarningule ja Elvi Loolitsale ja Katri Liivakule ning meie ja Ülle Urbile ja Ülle Urbile ja meie praegusele Nüüd klassijuhatajale klassijuhatajale Valve Valve Meesakule. Meesakule. Aitäh teile, et te olite meile toeks. Palume teid siia. Ja tüdrukud, palun lilled. Ja samuti anname üle klassijuhatajale, praegusele klassijuhatajale väikese kingituse. Õpetaja Valve, palun oodake. Ja soovime ka tänada direktorit. Kelly, palun too talle lilled. Ning loomulikult ei saa me ära unustada ka ülejäänud õpetajaid ja ülejäänud kooliperet. Palun klassil kanda ülejäänud õpetajatele lilled. Tänast päeva ootasid meid pikisilmi paljud. Mäletate, kuidas me klassi ees selle üle arutasime? Ja nüüd ongi see viimane koolipäev käes. Me ei kohtu siin majas mitte enam kunagi õpilastena, aga me kohtume siin kindlasti vilistlastena ja meenutame vanu häid aegu. Hüvasti kool, tere tulemast Eluülikool! Ma palun kõigil tõusta koolilipu üleandmiseks.